Game Dev videologi, olen jõudnud äriga päris kaugele. Äri rajasin aasta ja paar kuud tagasi. Ja nüüd on 2 unistuste klienti on tekkinud see sügis. Või no mis tekkinud, olema ajanud asjad nii kaugele. Et on 2 kooli on nüüd aastase või pikema koostöö pakkumise, ehk siis on huviringid aasta või rohkem nende juures. Ja minu jaoks see oli unistuste klient nagu see aastane, nüüd aasta aega minna ühe grupiga edasi, nii et ma tahan teada seda, ma tahan teada, mis siis saab. Ja mängu arenduse vahepeal lükkasin tahaplaanile, aga nüüd see arendus on läinud ilusamaks, selle arendusosa, et lapsed annavad palju uusi ideid ja olen õppinud juurde Zenva Akademis, Austraalia mingi veebikool siis, kuidas arvutimänge teha ka keerulisemates süsteemides, kui lihtsalt GameMaker. Ja on saanud julgust juurde ja lõpetasin oma sellise põhiprojekti level 6 ka ära ja sain 50% peale praegu see põhimängu, mida ma olen siin aasta aega juba teinud. Et ei hoomanud nagu ära seda arendusosa põhiprojekti, et noh, jah, teha suuremaks, aga ma tahtsin teha liiga palju korraga suuremaks. Nüüd ma tegin hästi natuke suuremaks, et lisasin midagi, aga ma ei teinud teda nagu nii palju suuremaks, et seda suurust nagu hoomab alles siis, kui oled läbinud reaalselt mingit Game Dev kooli, siis nagu aru, et jah, see mõtlemine on õige, nii tehakse, muidu sa mõtled, see on ka nagu nii vale, too on ka nagu nii vale, mingit juhendab midagi ei ole. Ja on spontaanselt proovid kõike teha ilma planeerimata ja jookseb või taha ka nagu teha, kõik juba ümberringi ootavad sult, et sa teeks seda, aga noh, sa ei taha nagu üksi sellega olla ja proovida seda läbi suruda. Et siis on hea hakata planeerima, et ja seda ma sealt Zenvas olen ka õppinud, et tasub võtta, teha plaani. Godot näiteks võrreldes GameMakeriga on selles mõttes planeerimise suhtes palju parem. Et see on planeerimiskeskne, et ta ei ole nii spontaanne, ta ei ole nii kiire action. Lihtsalt planeerid rahulikult ja näed kõiki süsteemi korraga ja lisad lihtsalt midagi kuhugi selle süsteemi, tolle süsteemi ja läheb edasi ja parandase mingeid väikseid vigu ka. Et ja need 2 unistuste klienti siis on ka läinud paremaks, et me lihvisin seda töötubasid natuke paremaks. Eelmine nädal oli väga töine, oli see 2 tundi, selle hardware peal on 2-tunnised töönoad. Ja oli arvuti puudu, siis nüüd mul oli 3 arvutit juures ja võtsin sellise eesmärgi ka, et rohkem chill, rohkem relax, siuke keskkond ja lasin neil mingi muid asju ka teha, rohkem suhelda, et ei olnud nii töine ja üllatavalt produktiivne, tegid isegi rohkem kokkuvõttes, noh laps, ütleme 1 laps ja võib sul teha see 2 tundi järjest mingit tööd, aga kui on 10 last, nad ei tee kõik 2 tundi järjest tööd nagunii, selles suhtes ja kuskil peab olema see mõistlikkusega, et nad ei ole mu töölised, keda ma valvan, et nad teeks seda mängu, et need on väiksed lapsed, kellel on siis selle õigus siis kogeda seda imelist maailma, siis meeldival kujul, et need said seal mängida lihtsalt mingeid mänge ka, lihtsalt noh, mitte ainult, et siis on kogu aeg see arendus. Et järgmine kord panen jälle midagi uut neile, mingit klikimängu võib-olla, kus peab hiirega klikkima, siiamaani kõik on olnud klaviatuuriga. Et see annab leiutada midagi. Teema võrdan ja lastele toodud meeldis see mingi tagasisidet ka, et võrreldes teiste huviringidega on huvilisi ja sellele juures isegi, et osad on järjekorras, et ei ole mahtunud kõik sisse sinna isegi. Mina olen rahul ja proovin seda teenust teha veel paremaks ja mul on super hea meel, et ma sain selle arendusosas nüüd raskest kohast üle ja edasi. Et annab julgust juurde see Zenva Akadeemi, et nagu võidki teha nagu nii neid indie-mänge üksi planeerida just sellisel kujul, et see on täiesti okei. Jah, tal peab olema mingi sisu, tal peab olema mingi sügavus, tal peab olema vaeva nähtud, aga suures osas ta võib olla ükskõik mis see sisu, et see, et kõik julgustad ka vii projekti lõpule, et jäädki nagu kahtlema, et too võiks olla ilusam ja 3 korda suurem, too võiks olla ilusam ja 6 korda suurem ja sa ei teegi kunagi seda ära. Tegelikult tegu kokkuvõttes on ju väikse mänguga, ma vaatasin
planeeriti mingi 60 megabaiti ja nii, et esimene kommertsmäng on 20 megabaiti ja kordades väiksem, et ta noh, me ei saa teha mingi gigast mängu, aga inimesed tahavad seda, inimesed tahaks mingit mega suurt asja, aga see, ma arvan, et ta hind, esimesel on 2 eurot hind, et selle võib-olla tuleb mingi 5 eurot hind, et on kordades suurem ja lõputu gameplay'ga, ehk nad saad uuesti alustada ja ajas nagu võistelda iseenda vastu, ja ededa peale, et hind ilmselt tuleb midagi 5 euro kanti, ma arvan, mingi lihtsad hinnad ka, ja esialgus Eesti turule. Aga aega on, et ma panin selle aasta lõpus, et saan selle leveli nüüd valmis, muutsin nagu ära ja nüüd sain selle leveli juba septembri lõpus valmis, ehk siis 6 aega pärast mänguprojekti daatumite muutmist juba. Ehk siis nüüd on aega jälle üle ja need töötoad on hõivanud kõik ja on aega rohkem vaadata jälle.